Enne elektriarvutite olemasolu olid juba olemas masinad, mis suutsid iseseisvalt liikuda. Nad ei kasutanud patareisid ega elektroonilisi programme. Selle asemel töötasid need masinad nööride, raskuste, hammasrataste, vee, õhu ja auru abil. Üks selgemaid näiteid sellest pärineb muistse Aleksandria ajast. Siin elas Aleksandria Heron, matemaatik ja insener 1. sajandil. Ta lõi ja kirjutas erinevatest automaatsetest masinatest. Nende hulka kuulusid templite uksed, mis avanesid iseenesest. Masin, mis andis püha vett, kui sinna münt visati, ja mehaanilised etendused, mis liikusid automaatselt. Aga üks tema nutikamaid leiutisi oli väike rapastega sõiduk. Seda ei juhtinud inimene. Enne sõiduki käivitamist seati köis sees nii, et see juhiks sõidukit soovitud suunas. Sõiduki sees oli ka raske ese, mis oli sinna riputatud. Kui see aeglaselt alla vajus, tõmbas see köit. Köis pani rattad pöörlema. Kui köis on 2 ratta ümber erinevalt keritud, pöörab sõiduk. Kui köis liigub mõlemal rattal samas suunas, liigub see otse edasi. See tähendab, et saab varakult paika panna, millal see liigub otse, pöörab või peatub. See on nagu lihtne programm. Aga arvutikoodi asemel annavad käsud köied ja pöörlevad osad. Sellist süsteemi kasutati liikuvas miniatuurteatris. Kogu lava liigub samal ajal, kui figuurid liiguvad iseenesest ja esitavad loo publiku ees. Hirol on veel üks masin, mis meenutab kaasaegset müügiautomaati. Kui inimene viskab mündi sisse, kukub see väikesesse anumasse, mis on kangi külge kinnitatud. Mündi raskuse tõttu avaneb ventiil hetkeks ja laseb välja õige koguse püha vett. Kui münt anumast välja kukub, sulgub ventiil automaatselt. Mehhanism on lihtne, kuid põhiidee on sama, mis müügiautomaadil. Nüüd, kui raha sisse panna, annab masin automaatselt teisel pool toote välja. Enne kui Aleksandria Hiro sündis, oli Hiinas juba vana lugu inimesest, kes tegeles mehaaniliste osadega. Seda võib näha iidsest taoistlikus tekstis nimega Lietsi. Jutus näitas käsitööline Yan Shi elusuuruses mehaanilist kuju Zhou kuningas Muule. See nägi välja nagu päris inimene, suutis siin ringi kõndida, pead liigutada, laulda ja tantsida. Kui see käitus viisil, mis kuningat vihastas, avas Yan Shi selle kuju. Seestpoolt nähti väidetavalt puidust osi, nahka, liimi ja lakki. Aga me ei tohiks kohe öelda, et see oli tõeline robot. Liisi on filosoofiline tekst, mis sisaldab lugusid, õpetusi ja sündmusi, mida on raske tõestada. Samuti ei ole kindel, millal täpselt kogu raamat valmis sai. On peadlasi, kes usuvad, et selles on vanu osi, kuid meie ajani jõudnud versioon võidi hiljem ümber töötada või kokku panna. Samuti ei ole säilinud ühtegi masinat, joonistust ega selget juhist selle kohta, kuidas Yan Shi mehaanilist meest tegi. Seetõttu on õigem pidada seda iidseks looks automaadist, mitte kinnitatud arheoloogiliseks leiuks, kuid see on siiski tõeliselt muljetavaldav. Sellest hoolimata on täiesti võimalik, et see lugu tekkis lihtsamast nukust või mehaanilisest figuurist, mis suutis teha vaid piiratud liigutusi. Vana-Hiina käsitöölised oskasid juba valmistada ambumehhanisme, lukke, veekellasid ja muid masinaid, millel olid liikuvad osad. Seega ei ole võimatu, et nad suutsid valmistada figuuri, mida sai liigutada peidetud kangi või nööri abil. Kuid puuduvad piisavad tõendid selle kohta, et nad oleksid loonud roboti, mis oleks peaaegu päris inimese sarnane. Isegi kui Yan Shi lugu on vaid legend, näitab see siiski midagi olulist. Tuhandeid aastaid tagasi mõtlesid inimesed juba, kas on võimalik luua midagi, mis suudab liikuda ja tegutseda nagu elusolend. Ja Aleksandrias ei olnud see enam ainult lugu. Hiro kujundused näitasid, et inimene suudab anda masinale etteantud liikumise, isegi ilma elektri, mootori või arvutita. Tegelikult ei kujundanud Hiro Aleksandriast mitte ainult lihtsaid sõidukeid. Ta lõi ka automaatse teatri, mis suutis esitada terve stseeni, ilma et keegi seda juhiks. Väikesel laval liikusid figuurid. Uksed avanesid ja stseenid vahetusid iseenesest. Kõik töötab raskuste, köite, plokkide, telgede ja pöörlevate osade abil. Kui süsteem on käivitatud, näitab see ettevalmistatud etendust järjest edasi. See ei ole tõeline mõtlev robot. See järgib lihtsalt liikumisi, mille looja on enne etenduse algust paika pannud. Kuid see idee on väga oluline. Käsklused masinale on justkui köite paigutse sisse kirjutatud.
Kui köitepaigutust muudetakse, muutub ka iga osa liikumine ja ajastus. Publiku ees võib etendus tunduda maagiline, kuid lava taga juhivad kõike füüsika ja hoolikas disain. Hero kasutas ka soojust ja õhku, et templi suured uksed iseenesest avaneksid. Kui altaril tuli süüdatakse, kuumeneb ja paisub õhk peidetud anumas. See surub vee rippuvasse alumasse. Kui anum muutub raskemaks, tõmbab see uste külge kinnitatud köisi. Selle tulemusena uksed avanevad aeglaselt. Kui tuli kustutatakse, õhk jahtub. Vesi voolab tagasi algsesse anumasse ja uks sulgub iseenesest. Inimestele, kes mehhanismi ei näe, tundub nagu tuli ise juhiks ust. Hero tegi ka eolipiili. See on ümmargune anum, mis pöörleb, kui aur väljub kahest kõverast torust. Seda ei kasutatud tehase või sõiduki käitamiseks. See oli lihtsalt demonstratsioon, kuidas aur suudab pöörlemist tekitada. See näitas, et iidsed insenerid teadsid juba auru jõudu. Aga tol ajal polnud veel olemas materjale, tehaseid ega vajadusi, mis oleksid ajendanud kaasaegse aurumasina loomist. Paljude sajandite möödudes arenesid automaatsed masinad veelgi Bagdadis. 9. sajandil elasid vennad Muhammed, Ahmad ja Al-Hassan. Nad on tuntud kui Banu Musa. Kõik nad õppisid matemaatikat, astronoomiat ja inseneriteadust. Nad elasid ajal, mil Bagdad oli suur õppekeskus. Nad kirjutasid raamatu Kitab al-Hiyal ehk leidlike seadmete raamat. Selles kirjeldatakse umbes 100 mehaanilist seadet. Paljud nende disainidest kasutavad vett, õhku, ventiile ja ujukit. On olemas anumad, mis annavad automaatselt õige koguse jooki. Samuti on purskkaevud, mis muudavad dossaatori kuju. On olemas lambid, mis lisavad ise õli, kui need põlevad. Tavalises anumas voolab vesi lihtsalt välja, kui see avada. Aga Banu Musa kujundustes on sees ventiilid, mis avanevad või sulguvad automaatselt sõltuvalt vee tasemest ja raskusest. See on nagu lihtne automaatne juhtimissüsteem. Kui vesi jõuab teatud tasemeni, liigub üks osa ja sulgeb läbipääsu. Kui vesi jälle langeb, avaneb läbipääs uuesti. Siin ei jälgi süsteemi ükski arvuti. Vesi ise paneb süsteemi tööle. On olemas ka vanu uuringuid, mis seostavad Banu Musat ühe automaatse flöödiseadmega. Õhk tekitab heli, samal ajal kui pöörlev osa määrab, milline auk avatakse ja millal see kõlab. Muutes pöörleva silindri väljaulatuvat osad asendid, saab muuta nootide järjestust. Kuid seda ei tohiks kirjeldada kui tänapäevast laval mängivat humanoidrobotit. See on selgem näide automaatsest muusikainstrumendist, mis kasutab mehaanilist juhtimist. Bagdad oli sel ajal väga tähtis. Selle tõttu uuriti ja kaasati sinna palju vanu teadmisi Kreekast, Pärsiast, Indiast ja teistest kohtadest. Nad ei kopeerinud ainult vanu ideid, nad täiendasid ja parandasid neid ka. 12. ja 13. sajandil lõi veel üks insener veelgi detailsemaid automaatmasinaid. Tema nimi oli Ismail al-Jazari. Ta töötas Artukidi valitseja tõukonnas Diyarbakiris, mis on nüüd osa Kagu-Türgist. 1206 aastal lõpetas ta raamatu mehaaniliste seadmete valmistamisest. Ta ei öelnud ainult, mida iga masin teeb, ta lisas ka selged joonised ja selgitused selle kohta, kuidas selle osad töötavad. Üks tema kuulsamaid kujundusi oli automaatsete muusikutega paat. Paadis istusid figuurid, kes teesklesid mängimist. Kui vesi voolas süsteemi sees, liikusid nende käed ja instrumendid tegid häält. Trummirütmi kontrollisid väikesed tiftid, mis olid kinnitatud pöörleva silindri külge. Kui tift tabas hooba, liikus trummari käsi ja lõi trummi. Kui tiftide asukohta muudeti, muutus ka rütm. See oli nagu varajane trummimasin. Erinevus oli selles, et see oli tehtud puidust ja veest ja kasutati mehaanilisi osi elektroonika asemel. Samuti ei ole selge, kas paat liigub iseenesest, ilma et keegi seda lükkaks või juhiks. Kindlasti on disainis kirjeldatud muusikute automaatset esinemist paadis olles. Al-Jazari tegi ka automaatseid seadmeid kätepesuks. Ühes disainis on figuur, mis valab vett. Pärast vee kasutamist annab teine osa järjestikku seepi ja rätiku. Ta tegi ka suuri veekellasid, millel olid kujukesed, linnud, helid ja erinevad liikumised aja möödudes. Üks tuntumaid neist on elevandikell. Sellel on suur elevandi kuju.
selle peal on inimesed, draakon, lind ja teised mehaanilised kujukesed. Sees on anum, mis aeglaselt vette vajub. Selle liikumine käivitab kogu kellajärgmise tegevuse. Kui määratud aeg möödub, hakkavad kujukesed liikuma ja kostab heli. Pärast seda läheb süsteem tagasi algusesse, et uuesti alustada. See ei ole sellepärast, et neil seadmetel oleks mõistus. Tõeline oskus peitub valmistajas. Ta peab täpselt planeerima aja, kaalu, veejõu, avasuuruse ja iga osa liikumise. Kui üks mõõt on vale, võib vesi liikuda liiga kiiresti, heli jääda hiljaks või figuur ei pruugi liikuda. Seetõttu ei olnud Nahiro, Banu Musa ja Al-Jazari automaatsed masinad ainult rikaste mänguasjad. Nad näitasid, et keerulist ülesannet saab jagada väikesteks käskudeks. Kõigepealt liigub üks klapp. Seejärel hakkab ratas pöörlema. Kui köit tõmmatakse ikka ja jälle, liigub lõpuks figuur. See on ka tänapäevase automatiseerimise põhiidee. See on korralik käskude jada, mida masin täidab ilma, et iga liigutust peaks pidevalt jälgima. Al-Jazaril oli veel üks oluline leiutis, mida kasutatakse paljudes masinates ka tänapäeval. See on vänt ja ühendusvarras. See muudab pideva pöörleva liikumise edasi-tagasi liikumiseks. Näiteks kui ratas pöörleb, võib see lükata ja tõmmata kolvi. Al-Jazari kasutas sellist süsteemi veepumbas 13. sajandi alguses. Sama põhimõtet kasutatakse endiselt pumpades ja sõidukites, mis kasutavad kolbmootorit. Kuid see ei tähenda, et tema oleks kõigi tänapäevaste mootorite ainus allikas. Paljud insenerid täiustasid ja täiendasid seda disaini järgmistel sajanditel. Üle 500 aasta hiljem lõi üks Prantsuse insener automaatseid kujusid, mis liikusid peaaegu nagu elusolendid. Tema nimi oli Jacques de Vaucanson. Aastal 1738 esitles ta Pariisis elusuuruses flöödimängijat. Selle sees ei olnud peidetud muusikakasti. Kujuke lasi tõepoolest õhu läbi flöödi, samal ajal kui selle mehaanilised sõrmed katsid erinevaid auke. Sees olid lõõtsad, mis toimisid kopsudena. Need kontrollisid, kui tugevasti õhk figuuri suust välja tuli. Selle sõrmed liiguvad vastavalt etteantud mustrile. Tänu sellele suudab see mängida 12 erinevat meloodiat. Prantsuse Teaduste Akadeemia uuris seda samuti. Nad nägid, et heli tekitab just flööt ise, mitte mingi kehasse peidetud instrument. Vaucanson tegi ka teise muusiku, kes mängis vilepilli ja trummi, kuid tema kõige kuulsam looming polnud inimene. See oli mehaaniline part. See oli valmistatud metallist ja suutis liigutada oma kaela, tiibu, nokka ja jalgu. See jõi, sõi teri ja tegi häält nagu päris part. Kõige üllatavam oli see, et pärast söömist väljastas part midagi, mis nägi välja nagu väljaheide. Selle tõttu uskusid paljud vaatajad, et part seedib tõesti alla neelatud toitu. Aga see oli tegelikult veel üks trikk. Söödud terad läksid eraldi anumasse. Tagant väljunud asi oli juba ette valmis pandud. See muudeti juba enne demonstratsiooni algust. Seega ei toimu seedimine tegelikult pardi sees. 2 erinevat anumat olid lihtsalt väga hästi peidetud. See ei vähenda valmistaja osavust. On ikka väga raske samaaegselt liigutada kaela, nokka, tiibu, jalgu ja teisi osi, et metallist loom näeks välja elusana. See näitab ka, mida insenerid tol ajal teada tahtsid. Kui palju elusa olendi liigutusi saab masin jäljendada. Hiljem läks originaalpart katki ja kadus ära. Alles jäid vaid vanad joonistused, kirjeldused ja replikad, mis tehti selle kohta säilinud andmete põhjal. Ka Vaucanson ei piirdunud ainult meelelahutusega. Talle anti ülesandeks aidata kaasa Prantsusmaa siiditööstusele. Ta leiutas viisi, kuidas muuta kanga kudumine automaatsemaks. Ta ehitas kangast teljed, mis kasutasid aukudega osi, et kontrollida, millised lõngad liiguvad. Tema kogu disain ei olnud tol ajal edukas, kuid mõned tema ideed täiustati hiljem Jacquard-kangastelgedel. Jacquard-kangastelgedel määravad kaardis olevad augud, millist lõnga tõstetakse. Kui aukude muster on erinev, tuleb ka kangale erinev muster. See on nagu juhis, mis on kirjutatud aukudega. See süsteem sai arvutite ajaloos oluliseks, sest see näitas, et juhiseid saab panna füüsilisele esemele ja lasta masinal neid lugeda. Aga ei ole õige öelda, et Vaucanson oli esimese arvutilooja. Tema tekstiilitöö oli vaid üks sammudest, mis viisid edasi arenenumate programmeeritavate masinateni. Kui Vaucanson Prantsusmaal automaatseid loomi valmistas, siis üks Šveitsi kellasseppade perekond valmistas samal ajal veelgi keerulisemaid figuure.
See oli Jacques Jacquedros perekond. 1770 valmistasid Pierre-Jacques Jacquedros, tema poeg Henri Louis ja nende kaaslane Jean-Frédéric Lechotte 3 kuulsat automaati. Seal oli muusik, kunstnik, kes joonistas ja laps, kes kirjutas. Kõige tuntum neist oli kirjutaja. See oli laua taga istuva lapse figuur. Tal hoidis käes sulepead ja tema ees oli paber. Kui automaat tööle pandi, tõi ta sulepea tindi juurde, eemaldas liigse tindi ja hakkas kirjutama. Tema käsi liigub aeglaselt. Tema silmad ja pea jälgivad samuti sulepea otsa. Ta ei piirdu ainult ühe kindla sõna kopeerimisega. Selle sees on süsteem, mida saab seadistada tähtede valimiseks. Selle abil saab koostada kuni 40 tähemärgi pikkuseid sõnumeid. Selle sees on tuhandeid väikeseid osi. Iga käeliigutust juhivad spetsiaalsed nukid üles, alla, vasakule, paremale ja kui tugevalt surutakse kirjutusvahendid paberi vastu. Kuna tähtede valimine ja käe liikumine on eraldi juhitud, võib seda pidada varajaseks programmeeritavaks kirjutusautomaadiks. See ei mõista midagi. Kui see kirjutab sõnu, siis tal endal mõistust ei ole. See teeb täpselt seda, mida looja on selle sisse programmeerinud. The Writer ja 2 ülejäänud Jacquedros automaati asuvad Neuchâteli kunsti- ja ajaloomuuseumis Šveitsis. Neid hoitakse kui olulisi 18. sajandi inseneritöö näiteid. Väljastpoolt paistavad need lihtsalt rikaste inimeste mänguasjadena, aga seesmiselt näitavad need välja üht ideed, mis on tähtis ka tänapäeval. Kirjutamist, muusika mängimist ja joonistamist saab jagada paljudeks täpseteks liigutusteks. Ja siis saab need liigutused panna masinad tegema. The Writer on veelgi keerulisem, kui väljast paistab. Kui sulepea jõuab rea lõppu, liigub käsi automaatselt tagasi algusesse. Kui on vaja uut tinti, kastab ta sulepea uuesti tindi sisse. Ka tähed ei näe välja nagu printerist tulnud. Igal tähel on paks ja õhuke joon. Nagu päris käsitsi kirjutatud. Selle sees on tuhandeid väikeseid osi. Iga käe, pea ja silmade liikumist juhivad erinevad osad. Veelgi muljetavaldavam on see, et selle kirjutatavat sõnumit saab muuta. Selle sees on pöörlev süsteem, mis määrab, milline täht kirjutada ja mis järjekorras. See suudab kirjutada kuni 40 tähemärgi pikkuse sõnumi. See ei mõista sõnade tähendust, kuid sellele saab anda uue juhise ilma kogu mehhanismi muutmata. See on põhjus, miks peetakse kirjutajat üheks esimeseks programmeeritavaks automaadiks. Koos sellega on muuseumis veel 2 figuuri, mille valmistasid Pierre Jacquedro, Henri Louis Jacquedro ja Jean-Frédéric Lechotte aastatel 1768 kuni 1774. Esimene neist on joonistaja. See on samuti lapsekujuga figuur, kuid hoiab käes pliiatsit. See suudab teha 4 erinevat joonistust. Nende hulka kuuluvad koera pilt, kuninglik portree ja stseen, kus kupid sõidab väikese tõllaga. Joonistamise ajal peatub ta aeg-ajalt ja puhub paberile, just kui eemaldaks pliiatsilt tolmu. Teine on muusik. See on laise kuju, kes istub väikese oreli ees. Ta ei teeskle ainult mängimist. Ta surub tõesti sõrmedega klahvidele, et heli tekitada. Ta suudab mängida 5 meloodiat. Tema pea ja silmad liiguvad samuti, jälgides oma käsi. Rind tõuseb veidi, et näida, nagu ta hingaks. Pärast laulu kummardub ta publiku ees. Need väikesed liigutused tehti selleks, et figuurid ei näeks välja nagu jäigad kujud. Ainult käe liigutamisest ei piisa. Samuti peavad õigel ajal liikuma silmad, pea, rind ja keha, et need näiksid elusana. Kui need 3 automaati tehti, ei olnud need veel muuseumi eksponaadid. Jacquedrosi perekond kasutas neid, et näidata rikastele klientidele ja kuninglikule õukonnale, kui osavad nad on kellade ja teiste mehaaniliste esemete valmistamisel. Nende tooteid viidi ringi erinevates Euroopa paikades. Nende äri jõudis ka suurtele turgudele Aasias, sealhulgas Hiina keiserlikku õukonda. Nende müügiviis oli nutikas. Selle asemel, et lihtsalt öelda, et nad oskavad hästi kelli teha, nad näitasid kirjutavat last, joonistavat last ja muusikat mängivat naist. Kui kuningas või rikas ärimees seda nägi, mõtles ta kohe, et kui nad suudavad teha nii keerulise figuuri, suudavad nad kindlasti teha ka väga ilusa kella.
Seega ei olnud automaadid lihtsalt etendus. Need olid ka nagu nende oskuste liikuvad reklaamid. 3 figuuri jõudsid 20. sajandi alguses New South Neuchâteli kunsti- ja ajaloomuuseumisse. Nad on seal endiselt ühed tähtsaimad 18. sajandil valmistatud automaatsed figuurid. Kuid see ei tähenda, et neid alati käima pannakse. Nende osad on vanad ja õrnad. Spetsialistid peavad neid hoolikalt jälgima ja parandama, et need täielikult ei laguneks. Praegu on kirjutaja endiselt väljapanekul, kuid ajutiselt ei tööta see tehnilise probleemi tõttu. Joonistaja muusiku demonstratsioonid jätkuvad aga plaanipäraselt. Need 3 on olulised, sest need näitavad selgelt automaatse liikumise ja tõelise intelligentsuse erinevust. Nad suudavad kirjutada, joonistada ja mängida muusikat, kuid nad ei suuda ise otsuseid teha. Kirjutaja ei saa valida, mida ta tahab öelda. Joonistaja ei suuda välja mõelda uut pilti. Samuti ei saa muusik valida omaenda laulu. Kõik nende tegevused tulenevad juhistest, mille looja on neisse sisse pannud. See ongi nende peamine piirang. Kuigi tänapäeval on palju automaatsüsteeme, võib mõni seade olla väga kiire ja väga osav, kuid see sõltub endiselt inimese poolt antud disainist, andmetest ja käskudest. Seetõttu ei ole õige öelda, et iga iidne automaat on tänapäeva roboti otsene eelkäija. Nende tehnoloogia on erinev ja neil puuduvad elektroonika, andurid või tehisintellekt. Aga küsimus, millele nad püüavad vastata, on sama. Kui palju inimtegevusi saab jagada väikesteks sammudeks ja lasta need täita millelgi, millel pole oma tahet? Kirjutamisel tuleb kõigepealt valida täht, liigutada kätt, vajutada pliiatsit ja liikuda järgmise osa juurde. Joonistamisel tuleb kontrollida iga joone suunda, pikkust ja paksust. Mängides tuleb vajutada õigele klahvile täpselt õigel ajal. Kui kõik need sammud on paika pandud, suudab mehaaniline figuur teha liigutusi, mida varem ainult inimene suutis teha. Sealt sai alguse suurem automatiseerimise idee. Mitte elusa masina loomine, vaid arusaamast, et keerulist ülesannet saab jagada, korraldada ja korrata. Puidust, metallist, veest ja kellamehhanismidest õppis inimene järk-järgult, kuidas panna juhiseid seadme sisse. Täna kasutame elektroonilist koodi, kuid väljakutse on endiselt sama. Kuidas õpetada mõistusetule asjale õigesti ülesannet täitma? See on põhjus, miks vanad automaadid on endiselt olulised. Need ei tõesta, et juba iidsetel aegadel olid olemas arenenud robotid. Nad tõestavad, et inimesed hakkasid mõtlema automatiseerimisele, programmeerimisele ja elusolendite liikumise jäljendamisele palju varem, kui me arvasime.